tervist! Täna oleme oma kaameraga jõudnud siia 3. korrusele kunsti- ja muusikaklassi, et küsida õpetaja Maret Kuura käest osad küsimused. Tere, õpetaja! Tere, Erik! Ega siin muud ei olegi, kui hakkame kohe otsast peale. Milline on teie kõige kallim maal, mida te omate? Ma arvan, et kõige kallim maal on minu ema tehtud maal. Aga sellel on siis rohkem siuke sentimentaalne väärtus kui rahaline või? Jah. Selge. Kui te peaksite olema mõne muu suuna kui kultuuriklassijuhataja, siis millise ja miks? Ma arvan, et ma oleksin IT, sellepärast, et seal on nii nagu igal pool mujal, aga kuidagi loovad need noored, et teevad kunstiprojekte natukene teistmoodi, kui ma olen märganud teise suuna õpilased. Okei. Mis on teie inspiratsiooniks kunsti tehes? Ma arvan, et kõige olulisem on emotsioon, et kui tekib mõni emotsioon, siis see tekitabki tahtmise kohe kunsti teha, aga see võib olla väga erinev. Et nii negatiivne kui ka positiivne, jah? No negatiivne isegi sagedamini tekitab selle tahtmise kunsti teha. Järgmine küsimus, kas kuu või päike? Päike. Kes on teie lemmiknäitleja ja miks? Näitlejate osast võib-olla Karol Kuntsel Eesti Vanemuise teatrist, aga kui nüüd välismaa näitlejatest rääkida, siis ei oskagi niiviisi kohe välja tuua. Aga kas teie kui kunstiõpetaja vaatate ka kuidagi teistmoodi või teise pilguga näitlejat? Ja mul on oluline, et näitlejal oleksid erilised näojooned, et tal oleks selline karakter, mis välja paistab tema näost. Selge. Kui te ei oleks õpetaja, siis kes te oleksite? Ma arvan, et ma oleksin näitleja. Mis oli kooli ajal teie enda lemmikõppeaine? Matemaatika. Ja saite kunstiõpetajaks? Mul oligi 2 aine vahel, et kas olla või minna edasi õppima kunsti või matemaatikat. Väga huvitav. Millist kunstinäitust võiks iga inimene vähemalt korra külastada? On see siis Eestis või kuskil välismaal? Ma arvan, et võiks Tartu kunstnike aastalõpu näitusel käia iga Tartu elanik. Need on igal aastal erinevad näitused, aga see on selline ülevaatlik näitus, kus on erinevaid stiile, et sinna võiks noor oma jalad seada küll. Need on Tartus siis? Jah. Milline on olnud seni meelde jäävaim kogemus õpetajana? See on nüüd küll paras pähkel, eks need ole ikka sellised humoorikad ja naljakad situatsioonid, kus keegi käitub või teeb midagi situatsioonipõhiselt, mis on naljakas. Aga ma pigem ei tooks mingit konkreetset näidet välja, mõni õpilane võib tunda ennast haavununa. Okei. Kirjelda ühe sõnaga, milline õpilane teie kooli ajal olite? Ühe sõnaga. Üleannetu. Näen siin seinal väikseid ukuleelesid, aga millist pilli tahaksite just teie osata mängida? Saksofoni. Kes on teie lemmik Eesti kunstnik? Konrad Mägi. Kuidas te iseloomustaksite oma 10. kultuuriklassi ühe lausega või ühe sõnaga? Teeme ühe sõnaga. Suurepärased. Kas olete pigem hommiku või õhtu inimene? Hommiku inimene. Mis on teie tänase päeva tsitaat? Peraspera tastra. Kuidas palun? Peraspera tastra, läbi raskuste tähtede poole. Selge. Ja viimaseks küsimuseks küsin teilt, et milline on teie isiklik arvamus 11. kultuuriklassi õpilase Erik Nikopendiuse kohta? Erik jõuab väga kaugele. Aga midagi enamat või midagi veel kommenteerida? Ma arvan, et see ongi juba suurepärane ütlemine, Erik, et sina veel vallutad maailma. Selge, aga aitäh, et usute minusse ja aitäh, et me röövisime teilt selle väikse jupikese aega. Aga palun.